letter of citizens, Republic of Finnskogen, is confirmed as a citizen of Republic of Finnskogen. Nüüd te olete tunnistajaks sellele, kuidas meie hõimlaste saade, Jaak, tule ka siia, on võtmas sellist diplomaatilise suhtluse rolli. Ehk siis meie püha kohus on viia siit metsasoomlaste vabariigi päevalt Seto kuningriigi päevale ametlik läkitus. Tervist ja tere tulemast meie hõimlaste radadele. Oleme külas metsasoomlastel, kelle alad laiuvad Lääne-Rootsi ja Norra metsastel aladel. Eelmises saates külastasime muuseumit, mille teisel korrusel asub üks põhjalikumaid metsasoomlaste raamatukogusid. No siin on tõesti väga huvitavad. Igasugused, kuidas need metsasoomlased tulevad siia 16. sajandil, 17. sajandil, millega nad tegelevad, igasugust informatsiooni kultuuritegelastest, majandamisest. Ning jõudsime Norrasse, Svullrya nimelisse külasse, kus alates 1970. aastast peetakse juuli teisel nädalavahetusel metsasoomlaste vabariiki. Metsasoomlaste vabariigi päevad on avatud. Täna täpselt kell 6 tõmmati masti Metsasoome vabariigi lipp. Ja seejärel peaminister sai volitused siis presidendilt ja ühtlasi tutvustas ta siis alamatele oma ministeeriumit ehk siis erinevaid ministreid, kes siis tema meeskonnas toimetavad. Et metsasoomlaste vabariik kestab 3 päeva, ei mahu kõik selle sündmused ära ühte saatesse. Sestap oleme tänaseski saates pidustuste lainel, kuid suurem elu kõrval külastame ka muuseume, kus saame aimu, mis seisus on metsasoomlased praegusel ajal, miks neil on 2 lippu ning miks on nende keel kadunud ajaloomälestustesse. Mõistagi tekitab see küsimuse, kas ja kuidas saab üks rahvas eksisteerida ilma oma keeleta. Aga räägime kõigest sellest järgemööda. Esmalt kiikame hoopis ühte põnevasse telki, kus võib enda kohta avastada nii mõndagi ootamatut. Siin on suguvõsade lood, ehk siis vedeläiste suguvõsa lugu läheb tagasi 6 generatsiooni. Siin on võimalik siis oma juuri taga ajada ja jõuda siis sinna päris alguspunkti välja, kuid see ei ole ainus, mis siin on. Lisaks on siin hulgaliselt raamatud, meile tuttav Karl Aksel Kohtlundi siis päevaraamat, aga eriti huvitavaks läheb asi siin, kus see kõik kohtub moodsa teadusega. Nimelt on võimalik 850 Norra krooni eest lasta teha DNA-test, mis saadetakse siis Ameerikasse ja on võimalik tuvastada, kui palju sinu keres on protsentuaalselt metsasoomlast. How many people you are expecting here? Usually at the opening, when we declare the Republic, it's between 200 and 500 people, but during the weekend, I would say it's between 3,000 and 5,000 people. So this is popular event, even people in Oslo who aren't connected with Forest Finns know about it. Yes, one of our aim is to make national attention to Finnskogen and our culture. And I think we have been successful. So we have visitors from all over Norway. We have visitors from Finland. We have visitors from Estonia. We have visitors from United States. So it's Forest Finns are in some way raised in public awareness. The story is quite long, over 50 years. What has changed and what hasn't changed? Maybe 2 stories about that. One is a little bit demanding because it's a small district close to the Swedish border, and of course it's not so much jobs, etc. So the younger people moves to Oslo and more central places. That's a challenge for small districts. But on the other side, this Finnskogdagen and the Republic of Finnskogen and everything that happens here get
people back again to see that this is our home for some years ago. So maybe they'll move back, maybe not exactly to this place, but in the surroundings, and they can get a job in the Kongsvinger or nearby the cities. So that's the main aim, and to get people back to see that this is a great place. And what you have achieved, I know you are over the country known. People know about the Forest Finns, so Yeah. something you have achieved. But what else? I think the Norwegian government has also done a great job because they have formally approved, I don't know if it's the correct English word, approved Forest Fint as a minority. And they have supported the local museum with a new building for 120 million Norwegian crowns. So that's a big new museum here in Sullerøya, and it's a great exhibition for the legacy of Forest Finns. Uus metsasoomlaste muuseum polnud sel ajal, kui viimased pidustused toimusid, veel päris valmis. Küll aga lubati meid lahkelt uksest sisse, et rääkida sellest, mis selle kauni hoone sisemuses peituma hakkab ja millist rolli üks kaasaegne muuseum ühe väikerahva jaoks omab. This is the cultural center in Norway for the whole Forest Finn community. But of course it will have effects also in or towards Sweden, towards Finland, towards Estonia, towards other Finno-Ugric areas where there is a growing interest for the Forest Finns in Scandinavia. These Republic Days here are quite important also to make people aware of the Forest Finn traditions, and also to give people possibilities to learn more about it. Because it's, as I said earlier, it is the knowledge about it some perhaps is the most important. Because how can you be interested in something that you have no knowledge about? So there isn't any problem because these Days of Republic are more like amusing. It's like a fun, festive thing, but you are the research institution. So you can work together and you have to work together to achieve the same goals. Absolutely, that's right. Uue muuseumi ekspositsioon peaks praeguseks olema juba omal kohal ning kui nüüd minna Svoldryasse, siis saab seal ka metsasoomlaste ajalooga tutvust teha. See ei ole aga ainus muuseum selles külas. Mõnisada meetrit eemal asuvad vanad palktared, mille kambreis peitub samuti hinnaline metsasoomlaste pärand. Tuleb välja, et vanad metsasoomlased olid üllatavalt nutikad ja innovaatilised. Näiteks nende suitsutaredel asusid korstnad, aga need polnud üldse ahjuga ühendatudki. See tundub väga primitiivne süsteem, aga näiteks nagu me teada saime, siis see tahmane kivi on seal selline leegi peegeldaja, et kui siia tehti sisse tuli ja kui juhtumisi leek läks välja, siis see ei lasknud nagu asjal põlema minna. Ja Rootsi insenerid on väidetavalt tõestanud või uurinud või leidnud, et see kontseptsioon on kõige sellisem sooja efektiivsem, et mitte midagi ei lähe kaotsi. Aga siin ruumis on tegelikult väga hästi näha, kuidas see süsteem oli, et siin keset seda lage on selline tossu avaus ja ustega siis korrigeeriti seda väikest tõmmet, et tegelikult see suits läks ära ja inimesed elasid siin rahulikult, istusid siin pingi peal, siin ei olnud mingit, see toss õljus siis kuskil siin üleval pool ja elati aastasadu ja saadi lapsi ja õpiti lugema ja tehti oma rasket tööd. See muuseum on täis huvitavaid detaile ja üks detail on see, et ma usun, et see on sünnitustool. Ehk siis siin on selline raamistik, kus siis last ootav naine sai istuda ja need lauad, ma usun, on siia pandud hiljem ja tegelikult on see ju väga mugav asend lapse ilmale toomiseks. Ja kui laps on juba korrale ilmale toodud, siis on vaja loomulikult hälli. Ja mille poolest on see häll eriline? Vaadake nüüd, kui tavalised hällid käivad küljelt küljele, siis see metsasoomlaste häll liigub hoopistükkis nii pidi. Ehk siis suund on
selline pikisuunaline hällitamine. Ja miks see niimoodi on? Mai tegi mulle üsna elementaarselt selle selgeks, et kui me võtame vastsündini või imiku või väikelapse sülle, siis me ei kõiguta teda ju niimoodi, vaid me teeme ikkagi teda niipidi, ehk siis see suund on niimoodi pikku pidi ja seda sama hällitamise suunda markeerib või jäljendab siis ka see häll. Ja seda ei ole minu silmad varem näinud, et hällid niipidi liiguvad. Mida tähendab metsasoomlaste lipp ja mida tähendavad need värvid? Ja ma hea meelega jagan seda lugu teiega, sest see on üks väga huvitav lipp. Roheline sümboliseerib metsade värvi. Punane sümboliseerib tuld, alepõllundust ja ühtlasi ka püha pihlakamarja. Kollane sümboliseerib teravilja, rukkist võib arvata. Must on siis tuhk või söed ja see rombi kuju, uskuge või mitte, sümboliseerib elujõudu, viljakust, ehk siis siia lipule on pandud vagiina. Uhke värk, ma ei tea maailmas ühtegi teist lippu, mis oleks nii elujõuline kui see. Metsasoomlaste lippudega on huvitavaid lugusid veel. Nimelt eksisteerib 2 erinevat lippu. Üks on see, mida äsja nägime, Norra valitsuse poolt heaks kiidetud ametlik metsasoomlaste lipp, aga selle kõrval on veel musta, halli ja tumerohelise värviga lipp, mis tõmmatakse vardasse metsasoomlaste vabariigi tähistamisel. Selle lipu juured ulatuvad aastasse 1978 ja see lipp sündis üsna kentsakalt. It actually was a local rally driver from this region that should do a show with a rally car. And the workshop manager on the local car shop said that we need a flag on the car. And he went out in the workshop and found some boxes with paint. And the boxes he found was green, gray and black. And so he painted the flag on the car. And after he had painted it with these 3 colors, he went back and saw the flag. And the sizes and the dimensions and the cross and everything was totally wrong. So the flag is very strange, but it's the formal flag of the Republic of Finnskogen. Hea huumorimeel näitab igal juhul rahva tugevust. Kui lippudega on metsasoomlastel kõik hästi, siis kahjuks tänaseks päevaks ei ole alles enam ühtegi metsasoomlast, kes räägiks oma emakeelt. Viimaseid metsasoomekeele rääkijaid salvestasid siin mail töötanud antropoloogid enam-vähem pool sajandit tagasi. Jussi Niita-Aho pilte võib leida pea kõigi selle metsasoomlaste teemale pühendatud muuseumite seintel. Ja Jussi Niita-Aho oli viimane mees, kes kõneles metsasoomlaste keelt ja metsasoomlaste kultuuri hoidmise eest on ta saanud ka Kekkoselt aumärgi. Niin minä kun ne puhuu suomea, vaan minä jo ikään saanut lukea kirjassa. Minä ennättänä sitä, minä olin liian nuori, kun minä läksin pois sieltä kotipaikalta. Niin. Missä teidän kotinne nykyisin sijaitsee? Se on Nyskogan Pitosessa. Ja niin. Lässä Norjan rajoa. Niin juuri. Onko tätä Oinosten sukua vielä siellä kuinka viljalti? On siellä monta niitä vielä. Tässä on yksi vaimo meidän kanssa nyt, joko Oinosten sukulaisia. Vai niin? On se. There is no one that speaks that language today, at least not in Norway. Of course, we have some people in Norway that speak Finnish, but not from the background of this forest Finn culture. Birgeri sõnul võib ju mõelda metsasoomlaste keele elustamise peale, kuid see pole kaugeltki lihtne ülesanne, sest takistusi on rohkem kui üks. How do you define the forest Finn language? Is it the language they spoke 400 years ago, or is it the language that they spoke 60 years ago? We have other more important needs for the forest Finn culture and history than the language at the moment. If the language had been here still, it would have been totally different. Then it would have been
relevant to save that language. But since it's not a living language, it's a question of reconstruction of a language. That would also be interesting, but it's not a priority for us now, because there are so many other areas that need our work. But what is the priority then? The priority is to teach about the forest finns. There are a great lack of knowledge, both in the population in general, and also in the authorities in Norway, in the politicians or political areas. Very little knowledge about the facts. And then also to preserve secure cultural heritage. Kultuuripärandi säilitamine on ka metsasoomlaste vabariigi eesmärk. Kuigi esmapilgul tundub, et asja tehakse paljuski läbi sõbraliku huumori, on vabariigi päevil aset leidvatel traditsioonilistel tegevustel palju sügavam tagamõte ning kindlad rituaalid leiavad aset kindlatel aegadel. Üheks rituaaliks on pärja asetamine Karl Aksel Gotlundi mälestusmärgile, paar sajandit tagasi tegutsenud rahvaluule kogujale, kes tegi metsasoomlaste aladele 2 olulist uurimisretke. Ehk kokkuvõttes tegi palju selleks, et metsasoomlased saaks osaks Skandinaavia ajaloost. Ja miks ta on siis niivõrd oluline? Ta on metsasoomlaste ärataja. Tema tõi metsasoomlastele raamatuid ja tegi selgeks, et nad on soomlased. Ütles, et ta oli folklorist, rahvaluule koguja ja tegelikult ta koostas oma Odava, mis on ka ju rahvaluule kogumik, omamoodi eepos, ja tegi seda tegelikult ennem kui Kalevalat, aga seda ei võetud kunagi kasutusele, kuna ta oli kirjutatud siis just nimelt selle piirkonna siis savolaste murdes. Sealsamas Gotlundi ausamba taga asub ka kalmistu, mis annab samuti vihjeid metsasoomlaste mineviku kohta. Ja just nimelt selles valguses, et selle rahva lugu pole olnud kaugeltki väga ilus lugu. Juha, kui me siin vaatame ringi, siis tundub, et pilt on hästi ilus, aga tulla siia kalmistule ma ei näe mitte ühtegi soomepärast perekonna nime hauaplaatidel. Miks see nii on? Se johtuu siitä, että Ruotsin ja Norjan politiikka yksi kieli, yksi mieli ja se on ruotsin kieli. Ja papit kirjoitti isän nimi, pojan nimi tai talon nimi ja talokohat siinä on norjaksi. Longbroten, pitkä kask on siinä. Kun Gottlund halusi kirkkoja tänne, 12 suomalaista kirkkoa, niin hän sai kirkkoja, 12 kirkkoa. Tässä on yksi niistä, mutta siinä ei saarnattu suomeksi, eikä siinä koulussa vieressä opetettu suomen kielellä, vaan norjan kielellä. Kiinnostavaa on se, että kaikki nämä metsäsuomalaiset, jotka elävät tässä, jotka juhlivat tätä tasavaltaa, ovat hyvin tietoisia juuristaan 400 vuotta takaisin. Ja niillä on voimakas yhteistunne. Se on voimallisempi metsäsuomalaisilla Norjassa kuin Ruotsissa, koska Ruotsissa metsäsuomalaisilla ei ole samaa selkeää piiriä, niin kuin tämä tasavallan alue on. Koska metsäsuomalaiset tuli silloin vieraalle maalle Norjaan ja Norjan valtio kirjoitti kaikki, jotka tänne tuli ylös ja norjalaiset tietävät tarkasti, kuinka monta suomalaista täällä asuu ja ne tietävät tarkasti myös, kuinka paljon niiden jälkeläisiä on. Ja Gottlund teki sen suuren työn, että se kirjoitti kirkon kirjoihin nämä oikeat sukunimet. Mõningase otsimise järel näeme, et muutused nimede osas leiavad siiski aset ka värskematel kalmukividel. Siinä on karvanen, siinä on uusi kivi. Niin. Uusi hauakivi ja siinä on se vanhan suvun nimi, Karvainen, on ylevällä. Ja sen miehen nimi kirkokirjassa oli Peder Matisen. Hänen pois on Peder Pedersen ja sitten vielä Julius Pedersen. Ja see on ilmselge näide sellest, et
teadvuses on olemas see, kuidas asjad peavad olema ja tasahilju jõuavad nad ka siia näiteks hauaplaatidele. Tämä on merkki siitä, että metsäsuomalaiset ottavat takaisin näitä sukuisen nimiä ja ne tulevat näkymiin myös näillä haudoilla. Siin Rõuva järve kaldal on mälestusmärk, mis on püstitatud metsasoomlastele, kes rändasid siia välja nii Hämest, Pohjanmaalt kui ka Savo kandist. Siin on hulk nimesid. Nagu me näeme, siis ligi 500 perekonnanime. Nii et küllaltki arvestatav väljaränne siis Soomest ja nüüd ongi siis küsimus, mis nendest metsasoomlastest ja nendest peredest saanud on. Mul on väga lihtne küsimus sulle, et me näeme ühte rahvast, kes tegelikult kelle keelekõnelejaid ei ole olemaski. Kas rahva olemasolu ja jätkumine on seotud keelega, et kui keelt ei ole, siis ei ole ka seda rahvast või rahvust? Noh, päris see nii ei ole. Et tegelikult on ju neid rahvaid üksjagu, kellel keelt ei ole, aga tegelikult nad on olemas siiski. Eks, et me enda, eks ole, liivlased, ütleme emakeelseid liivlasi praktiliselt ju ei ole, aga küll aga on inimesi, kes siis oskavad liivi keelt ja tegelikult liivi keelega tegeletakse väga ägedalt ja tegelikult ütleme, liivlus on lausa tõusuteel. Nii et tegelikult keel on üks väga oluline osa siis rahvuslikust identiteedist ja ilma keeleta ei saa mitte kuidagi moodi. Aga kui keelt ei ole säilinud, neid päris kõnelejaid pole, kas siis ei olegi pidu läbi? Pidu ei ole läbi, tähendab, et lihtsalt rahvuste need teed võivad olla erinevad, et nad identiteet on ka ju klammerdub väga erinevate asjade külge, et siin me näeme, on need perekonnanimed, aga need võivad olla ka mingid traditsioonid, rahvuslikud toidud, need laulud, rahvariided, muidugi kindlasti muuseumid, hauad, et need on kõik väga olulised komponendid, et rahvusel oleks olemas see baas, aga keel on siiski see väärtus ja hiljem või varem jõuavad kõik nad selleni, et selle keelega on vaja tegeleda. Nii et ei ole siis vaja karta, et metsasoomlased jäävad lihtsalt üheks rahvaks kuskil kartoteegis või need samad nimed siia autahvlile või mälestustahvlile. Et nad ei jää ainult siia kivisse või mõningatesse kohanimedesse, mis on, et see metsasoomlaste kultuur selles piirkonnas jääks püsima. Metsasoomlaste kultuuri püsima jäämise on südameasjaks võtnud ka siinsed elanikud. Sama kindel traditsioon, nagu on Gotlundi mälestusmärgile pärjapanek, on ka igal aastal mängida Merete Viigeri kirjutatud näidendit Immigrantide mäng. Näidend kujutab metsasoomlaste immigratsiooni ja ajalugu alates 1600 aastatest kuni tänapäevani välja. See on metsasoomlaste tüvitekst. Enam-vähem sama, nagu meil Oskar Lutsu Kevade või Tammsaare Tõde ja õigus. Immigrantide mängus teevad näitlejatena kaasa põhiliselt kohalikud elanikud. Aga et asi professionaalsem välja näeks, on nad appi kutsunud ka Norra teatrikuulsusi. Eesotsas tuntud näitlejate dünastiasse kuuluva Siv Schönbergiga, kes on immigrantide mängu lavastanud alates 2003. aastast. You have created here little Forest Finns universe. But what do you think, what are the key elements of Forest Finns? Strength, never giving up. And they still are like that. They have just got the museum. And they fight for their things, their rights, never give up. And this is the result. Basically, Forest Finns stand still. Yes. And the background somehow changed. And they hold on their sake. They know who they are inside because they had a very bad time in Norway, really. But they never gave up. And it's many Finnish here now, in fact. All of them has family somewhere. Who are the actors here and how hard to find
I didn't know there was 100 people on the stage. No. Well, they live here, somewhere in the woods. You just have to pick them. Oleme juba eelmistes saadetes öelnud, et metsasoomlaste traditsioonid avaldavad mõju ka teistele soome-ugrilastele. Nimelt pärineb Seto kuningriigi päeva tähistamise idee just nimelt metsasoomlaste vabariigist. Kui 1991. aastal külastas metsasoomlaste vabariiki Paul Hagu, kes sai nähtust nii palju innustust, et viis taolise pidustuse idee koju kaasa. Obinitsa rahvas eesotsas Hõrnaarega võttis asja tõsiselt ette ja esimene Seto kuningriik kuulutati välja 20. augustil 1994. aastal Obinitsas. Hoolimata sellest teadmisest olime siiski üllatunud, kui Metsasoome vabariigi peaminister Even Viiger andis meie hõimlaste saatetiimile üle olulise dokumendi, millega võiks saada alguse metsasoomlaste ja setode senisest tihedam läbikäimine. Letter of Citizens, Republic of Finnskogen, is confirmed as a citizen of Republic of Finnskogen. Finance Minister, Prime Minister, Foreign Affairs Minister, and Hyvä. Okei. Nii, nüüd te olete tunnistajaks sellele, kuidas meie hõimlaste saade Jaak tule ka siia on võtmas sellist diplomaatilise suhtluse rolli, ehk siis meie püha kohus on viia siit metsasoomlaste vabariigi päevalt Seto kuningriigi päevale ametlik läkitus. So thank you for this letter. We will hand it over. very good, very good. All right, Good luck, thank you. good luck. Järgmises saates teeme veel viimased vahepeatused metsasoomlaste vabariigi päevilt Norras ning liigume seejärel metsasoomlaste radupidi tagasi Rootsi, et saada veel rohkem teada selle rahva pärimusest. Praegu oleme jõudnud väidetav ohvrikivi juurde ja nagu me näeme, on siin käidud ja tundub, et lausa hiljuti käidud. Kohtume jälle nädala pärast. Seniks kõike paremat!